Minu nimi on siis Kaspar. Mina tulin siis laseroperatsioonile silmadega. Mulle tehti laseroperatsioon eile. Ma tunnen pärast operatsiooni ennast päris hästi. Silmad taastusid väga kiiresti. Hästi natukene oli pärast operatsiooni hägusust, aga kohe hommikul oli pilt väga terav. Hommikul ärgates kohe kaugemalt kella nähes oli väga hea tunne. Ma valisin laseroperatsiooni sellepärast, et väga tüütu oli alati näiteks prillidega suvel ujumas käia. Et kindlasti see muutub nüüd palju mugavamaks. Põhipõhjus, miks seda praegu teha, lihtsalt kuna ma sain lõpuks nii vanaks, et see oli võimalik. Ja mul oli see rahaline võimalus ja kuna see on ka nüüd palju taskukohalisem. Enne operatsiooni ma olin siis kindlasti olin närvis, natukene kartsin, aga polnud põhjust tegelikult. Kuna minule tehti siis 2 erinevat operatsiooni, siis kõige närvilisem koht oli võib-olla see, kui mulle tehti algusel ühe silma operatsioon ära, aga koheselt ei saanud teha teist silma. Siis see vahepealne ootamine võib-olla oli natukene kõige närvilisem. Tegelikult pole põhjust millegi pärast väga muretseda, et kindlasti on natukene ebamõeldivad tunnet operatsiooni ajal, aga midagi valusat ega väga hullu ei ole, et kõik aidatakse ja tehakse korda. Ühe silma jaoks läks umbes 10-15 minutit. Operatsiooni ajal tundsin natukene ebameeldivast tunnet. Vahepeal kadus pilt, läks uduseks, läks mustaks, et sai näinud enam. See on väga meeldiv võib-olla. Natukene ei tunda ka kärsa lõhna, aga mind see ei häirinud. Kõige ebameeldivam minu jaoks oli operatsiooni ajal see klambrite panemine näiteks, et silm lahti oleks. Mulle meeldis see, kui silm oli lahti lõigatud juba ja ma otseselt midagi näinud, aga ma nägin laserkiiri või sarvkesta. Enne operatsiooni käisin uuringutel, mis olid kõik väga mugavad ja kiiresti tehtavad. Tuled kliinikusse, ootad natukene, sind võetakse vastu, tehakse kõik uuringud järjest ära, saad enne operatsiooni minna hotelli tagasi puhkama. Pärast operatsiooni oli tunne hea, natukene udune oli pilt, aga üldiselt oli koheselt tunda muutust, et silma nägemine on parem. Pärast operatsiooni kontrolliti veel koheselt silmad üle. Ühele silmale, kus femtolasik operatsioon tehti, pandi ka lähets. Ja järgmine hommik siis tulin uuesti kliinikusse kontrolli. Kuna minu silmad olid erilised, et siis ühele silmale tehti superlasiku operatsioon, teisele silmale tehti femtolasik, sellepärast, et minu silmad on väga sügaval ja sinna ei olnud võimalik superlasiku meetodil lõiget teha, aga laser pääseb sinna, femtolasik laser pääseb sinna palju paremini ligi, siis tehti minu vasakule silmale tehti femtolaseriga lõige. Paremal silmal siis operatsiooni ajal oli ebamugavustunne natukene suurem, tundus et asi on natuke jõulisem. Vasaku silmaga siis, kus tehti femtolaseri operatsioon, oli asi teistmoodi. Keegi ei surunud su silma peale, et sinna pandi korra laser pihta, vaatasid otse ja kõik sai palju kiiremini tehtud ja palju mugavamalt. Silmakliinika on väga hea klienditeenindusega. Sind hoitakse, sulle seletatakse. Tõlk oli operatsiooni ajal kaasas seletus, mis su silmaga tehakse, kui sa ise seda ei näinud. Ja üldiselt kõik on väga sõbralikud. Pakkumine tundus siis eestlastele natukene algusel võib-olla hirmutav, et miks ta peaks nii odav olema. Kuigi samas kõik hinnas, hotell, bussid, operatsioon, eeluuringud, järeluuringud tundus tegelikult väga hea. Ja kuna ma lugesin ka teiste arvamusi sellest kliinikust, siis tundus väga mõistlik valik võrreldes Eesti kliinikutega. Leidsin siis Dr. Salamatini silmakliiniku lihtsalt guugeldades ja nägin ka mõnda reklaami ja samast soovitati hästi paljude sõbrad olid juba käinud, et kes kõik soovitasid kliinikut. Kõige suurem põhjus, miks teha operatsioon Lätis, oli võib-olla põhiliselt hind ja see mugavus, et kõik tehakse sinu eest ära, et bussid, hotell ja järeluuringud ja kõik asjad on hinnas juba. Ja arvates see oligi põhipõhjus, miks teha see siin. Põhiliselt sain oma hirmudest üle sellega, et hästi paljud tuttavad olid juba käinud, eestlased ka, kes
kõik väga kiitsid kliinikut ja ütlesid, et midagi otseselt karta ei ole. Samuti oli ikka pere oli väga toetav, et kindlasti minna. Kliinikuga oli siis kontakti võtta väga mugav, et sulle vastatakse kohe eesti keeles. Keelebarjääri kartma ei pea, kohale tulles on ka tõlk olemas. Reisiplaneerimine oli ka väga mugav, et kõik tehakse sinu eest ära, sulle ostetakse bussipiletid, hotelli broneeritakse sinu eest ära, et ise ei pea otseselt mitte midagi tegema. Bussisõit ja hotelli oli kõik väga mugavad, et Lux Express toob sind kohale, kus on väga mugavad istmed ja hotelli oli ka väga ilus ja korralik. Eluuringud ja operatsioon olid ka samuti väga mugavad ja kiired, et mitte midagi halba ei ole öelda. Hetkel mulle tundub, et taastumine võtab üpris kiiresti läheb, et juba teisel päeval tunnen, et ma näen palju paremini, enam pole väga udune midagi ja silmad ei valuta. Väga hea meel oli, kui ma sain uuesti näha kõike puhtalt. Selline tunne oli nagu oleks prillid ees, et alati selline tunne, et tahaks prille eest ära võtta. Minu jaoks kõige halvem asi prillide omamisel oli tõesti võib-olla suvel ujumas käimine, et veest välja tulles ei näinud mitte midagi ja hommikuti võib-olla telefoni otsides või prille otsides kadusid need tihti ära. Keelebarjääri kliinikus kindlasti ei ole, et kui sa ei oska inglise keelt rääkida, siis suga kaasas on tõlk. Kui sa inglise keelega ise hakkama saad, siis arstid ja õed räägivad ise ka väga hästi inglise keelt. Operatsiooni soovitaksin kindlasti nii oma sõpradele kui ka sugulastele. Kindlasti peaks operatsiooni kartma, et isegi minul, kellel oleks võib-olla operatsioon natukene raskemini, kuna mu erilistele silmakujudele, siis endiselt oli ikkagi taastumine ja operatsioon ise ei olnud üldse valulik, et kindlasti mitte seda karta ja tulla julgelt operatsioonile.